Hei, mina olen Joosep ja ma teen asju ja ma näitan teile natuke, mis me siin vahepeal teinud oleme. Ma siis lõin paar lauda kokku, et saada oma vibule parem target. See on siis backdrop, et nooled ei läheks kuhugi metsa ära või põllu peale. Pea otsima neid nii palju. Ja siis eks ma lasen ikka seda oma sodiks lastud kasti. Kast on paigas, vibu käes. Nüüd on aega lasta. Ma pole nii ammu lasknud vibu, et ma olen ikka päris roostes. Ikka poole nooled lähevad teab mööda, eriti kui kiirlastmist teha, aga noh, eks peab harjutama. Mõned jäävad siia korralikult kinni ikka siia need ja siis lähevad selle elektriäie vastu, siis on nagu eriti nõme. Assa jõnn, saingi sidakat. Muide, see on ka mu esimene nädal nüüd peale seda, kui ma enam päevatööd ei tee. Nii et jah, ma hommikuti olen praegu editinud ja teinud mingeid background asju, mida on vaja teha YouTube'i jaoks. Ja siis noh, õhtuti ma olen kas tööl või striimin. Tahaks rohkem podcasti ka teha, aga hetkel on olnud suht kiire ja raske on leida ka nüüd juba podcasti inimesi. Et see ongi juhtunud see, mis ma alguses mõtlesin, et juhtub, et inimesed saavad otsa. Muidu on väga tore olnud see, et kõigile meeldib, mis ma olen teinud ja mis jutud sealt läbi on käinud. Nüüd ma peangi natuke rohkem mõtlema suunda, et kas ma jään nagu sisuloojate poole või tegelikult ma tahaks igasuguste inimestega rääkida, et erinevatest valdadest ja oi, kui suur auto siit sõitis. Et ei oleks ainult mingisugused sisuloojad, sest ma arvan, et lõpuks läheb üksluiseks ära see asi. Ja ega neid teemasid on rohkem kui ainult, et mis videoid sa teed. No nii, ponid on tagasi lastud minu lasmiskohta. Siin ma lasin. Nemad elavad üldiselt praegu siin, selles Koplis. Tema on Džurki. Džurki on ainult siin elanud. Ta on 1-aastane, nii et on väike beebi. On nii või? Väike beebi või? Väike beebi. Ja siis Poltas. Tšau Poltas. Poltas on superstar, tema käib igal pool ja teeb asju. Temaga saavad lapsed sõita ja särgidega. Tšurki on veel liiga noor. On nii Poltas. Nüüd on meil ponisid ka natuke rohkem kui ennem, et meil on nüüd, ma ei tea, 11 või 12, ma ei teagi täpselt praegu. Aga idee on selles, et tulevikus hakkame neid siis paaritama ja juurde tegema ja siis müüma. Põhimõtteliselt nagu Minecraftis. Teed uusi hobuseid, müük kalli hinnaga maha, et paned sadulasse ja nii edasi, et see on idee. Aga sinna läheb ikka paar aastat aega enne, kui nad suureks kasvavad ja siis saab alles nendega midagi teha. Et nad tuleb ju sadulasse ka panna ja ärkisõrki. Nii, ja need on siis Kingston ja Lambo. Kingston on meil kõige kallim täkk. Temast siis duplikeerime hobuseid selle samuse häkiga. Paaritamisහැkiga. Ja Lambo tegelikult on päris hea suur. Aga jah, ma ostsin Lambo endale. Ja üks hästi suur projekt, mis võttis meil kõvasti aega ja vaeva, on meil siin. Me lõpuks saime boksid tehtud siis ponidele. Et need on nüüd meie uued boksid. Siin oli täiega kuur, oli igasugust pahna täis. Aga nüüd on boksid olemas. Siin saab hobuseid valmis panna. See on nagu praegu piisavalt hea, tulevikus tahaks korralikumad seinad teha, uksed ette ka boksidele, et siin saaks natuke rohkem hoida neid hobuseid. Ja noh, põhimõtteliselt see on, mis me ossime enne postid, brussid mõned ja siis kasutasime seda materjali, mis meile kunagi siia on jäetud eelnevate siis omanike poolt. Ja ehitasimegi sellise asja välja siin. Ainuke probleem oli jah, see oli nii palju pahna täis, et koristamine võttis mitu päeva aega.
me alguses mõtlesime, et mis ikka on, teeme päevaga 2 ära, aga läks hoopis mingi nädal aega põhimõtteliselt tegime seda järjest. Aga nüüd on valmis ja päris hubane peaks ütlema, et mulle küll täiega meeldib. Siin siis saavad hobused hängida. Aga ega me tänapäeval hobustega enam ei piirdu ju. Ikkagi peab muud kraami ka tegema. Nii ja siit sai siis väike sadularuum. Siin sadulad, asjad, laud, riiulid, kiivrite asjadega. Ja nii ongi põhimõtteliselt. Ja kuna nüüd tänapäeval on hinnad nii kalliks läinud, siis me võtsime endale kaihänkud. Need on siis lihajänesed meil. Kuna poes hakkab liha nii kalliks minema, siis mõtlesime, et kergemini ära elada, siis nagu on mõttekam jäneseid juba pidada. Et praegu meil on 3 tükki. 1 isane, valge ja siis 2 pruuni emast. Ja praegu nad on selles väiksest puudis, aga meil kohe vasti peaks jõudma see suurem puud ka kohale, mis õue käib. Siis meil on siuke päris suur ala neile õues, kus nad saavad elada. Et nad ei tohiks kliimat väga karta, saavad enamasti ise hakkama. Ja kui me lõpuks siis ehitame selle korraliku jäneste elupaiga ka valmis, eks ma sellest teen ka videoid, kui inimesi huvitab. Ja kui mingi hetk läheb siis nagu nende lihaks tegemiseks, eks siis vaatad, kas saame hakkama sellega üldse või mitte, et videoid vaadates ja niimoodi siis peaks, väga raske ei tohiks olla nagu. Aga eks me näe, mis nendest saab. Aga nemad päris lihaks ei lähe, aga nende lapsed küll lähevad ja hakkame lapsi sööma. Nämm. Ma vaatan, see ilm läheb aina ilusamaks nüüd. Nüüd, kus ma juba olen ära filminud kõik. Nüüd läheb ilm ilusaks. Mis te arvate? Ma näitan teile oma tulevast projekti. Praegu siin on hunnik sodi ja igasugust kraami, aga sellest ma tahaks oma stuudio teha. Pumbajaam on seal taga ja sealt tooks nagu elektri siia. Ma ei tea, kas ma praegu tahan näidata teile, mis siin sees kõik on, et see on nagu siukest paska täis tegelikult, et siin oli mingi vana riiul veel ja siin rotid sees käinud. Lagi mingi tuleks uus teha, põrand on ainult see laud, nagu ma aru saan, mis muidu on nagu väga nice, aga suht külm. Seega lagi, põrandad tõsta, panna soojustus põrandale ja kõik seinad täis toppida villa, kraami, särki, värki. See on tulevikuprojekt. Kui mul lõpuks mingi raha kokku saab, siis ma hakkan seda stuudiot ehitama ja kui ma lõpuks seda ehitama hakkan siin, siis hakkab sellest ka kõvasti videoid tulema, kuidas ma siin, ma ei tea, seinu soojustan ja lage lõhun ja põrandad tõstan ja nii edasi, et see asi läheb jah, siis kõik YouTube ilmselt üles ka. Aga siuksed väiksed muudatused ongi vahepeal olnud ja niimoodi ma siis siin vahepeal tegelen muude asjadega ka, kui ainult videotega ja näed, hobused elavad ja vaatame, mis neist jänestest saab ja siis tahaks selle stuudio valmis saada üks päev. See oleks täiega äge. Siis ma saaks nagu lärmata, ma saaks teha mingeid striime, kus ma gitarri mängin ja muusikat teen, et see oleks nagu täiega äge, aga hetkel ei saa. Aga kirjutage, mida te veel näha tahate. Ärge unustage, et mul on Discord ja siis toetajad, YouTube'i toetajad saavad näha kõiki videoid ennem kõiki teisi, pluss nad saavad livestreami järgi vaadata, neil on Discordis lisaasjad, et toetajad saab päris palju, nii et kui teid siuke asi huvitab, siis mõelge, kas tahate toetada ka ja muidugi toetajad saavad ka Minecrafti serverisse sisse, kus toimub väga palju igasugused storiesid ja värke särke, et see on väga põnev. Aga nii ongi ja näeme võrgus!